Tere tulemast kuulama tänast loengut. Minu nimi on Aavo Martinson ja üritan täna rääkida teile perekonna ideaalist. Mida see sõna ideaal tähendab? Ideaal tähendab, et see vastab kellegi ideele või kellegi mõttele. Siis kelle ideele või kelle mõttele see peab vastama? Mitte inimese enda ideele või inimese mõttele, vaid selle, kes on loonud inimese, selle, kes on loonud universumi, ehk siis Jumala, tema looja ideele ja tema mõttele vastavalt. Nüüd, me oleme rääkinud sellest juba, et inimesel on 3 elu eesmärki. Ja need 3 elu eesmärki on kirjas ka piiblis, kus Jumal ütles, olge viljakad, teid sagu palju, täitke maa, alistage seenestele ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad. Need on siis 3 suurt õnnistust. Jumala esimene õnnistus tähendab indiviidi iseloomu täiuslikkust, kus indiviidi hing ja keha peegeldavad Jumala kaheseid omadusi ja on nende objektpartneriteks. Sellised indiviidid saavad Jumala templiteks, saavutavad temaga täieliku ühtsuse ning omavad jumalikku loomust. Sellised inimesed kogevad Jumala südant kui enda südant. Seega mõistavad nad Jumala tahet ja elavad täielikult selle järgi. Jumala teine õnnistus, millest me täna peamiselt räägime, see on siis õnnistus, kus mees ja naine peavad looma perekonna pärast seda, kui nad on saavutanud individuaalse täiuslikkuse Jumala objektpartneritena. 4-positsioonilise aluse rajamiseks oma perekonnas peavad mees ja naine ühinema armastuses ning kasvatama lapsi. Sel moel täitub teine õnnistus. Ja 3. õnnistus või 3. elu eesmärk seisneb inimese täiuslikus valitsemises kogu loodu üle. Tuletame meelde veel kord, kes on Jumal, taevane vanem. Läbi ajaloo on inimesed püüdnud lahendada inimeluga seonduvaid probleeme, ent inimeluga ja universumiga seonduvaid probleeme ei ole võimalik lahendada ilma mõistmata Jumala olemust. Seega Jumal on esiteks nähtamatu, kuid reaalselt eksisteeriv olend. Ta on universumi alge, selle looja, on tõeliste või inimeste tõeline vanem, ehk siis inimesed on Jumala lapsed. Jumalal on süda, intellekt, emotsioonid ja tahe. Need on mehelikkuse ja naiselikkuse harmooniline ühendus. Niisiis meie tänane teema, perekonna ideaal, räägibki täpsemalt sellest teisest õnnistusest, ideaalperekonnast ja kuidas see välja näeb. Kõigepealt perekond kui armastuse kool. Millist koolitust siis saab perekonnas? See on koht, kus me saame kasvatada ja arendada oma südant ja iseloomu. Inimese südant kujundatakse armastuse kaudu, mis on perekonna keskmes. See valmistab inimest koolis ette nii, et ta suudab suhtuda oma klassikaaslastesse sama kiindumusega nagu oma enda õdedesse ja vendadesse. Samuti peaks iga inimene riigi tasandil suhtuma inimestesse armastusega. Haridus, mille inimene saab oma vanematelt, on oluline nii koolis kui ka riigi teenimisel. Vanemad peaksid looma oma lastele südame aluse ja jätma neile päranduseks kõik südamega seotud väärtused. Seejärel peaksid nad oma lastele õpetama, kuidas elada perekonnas, ühiskonnas ja riigis, andes neile täpseid juhtnööre, kuidas elada nii, nagu nemad on elanud. Perekonnas on armastuse kogemiseks kindel ja järjekindel teekond, justkui väljaõppekursus.
See kool, milleks on perekond, on maailma mikrokosmos. Seepärast saab inimene selle õppetunde laiendada maailma armastamiseks. Jumal on andnud igale inimesele perekonna, kus ta kasvab ülesse ja kus elavad tema ema ja isa, et see oleks kool, kus õppida armastama. Eetiline käitumine ühiskonnas on seotud heade peresuhete kujunemisega kõigil telgedel. Inimese sügav sisemine moraal kujuneb 4 südamesfääris. Kui me loome armastussidemeid paljude pereliikmetega, areneb meis mitmekülgne ja tasakaalukas iseloom ning me suudame loomulikult suhelda väga erinevate inimestega. Kui oleme armastuses hästi koolitatud, kohtleme teisi inimesi kui omaenda perekonna pikendust. Iga laps peaks pärima oma vanavanemate ja vanemate hea õnne. Miks me vajame vanavanemaid? Sellepärast, et nad esindavad minevikku. Vanavanemad on elav ajaloo minevik. Vanemad esindavad olevikku ning lapsed tulevikku. Kui inimene armastab ja austab oma vanavanemaid, siis võib ta täielikult pärida minevikku ja õppida tundma möödunud maailma. Oma ema-isa kaudu õpib inimene tundma olevikku ning lapsi armastades õpime tundma tulevikku. Margaret Mead on öelnud, ikka ja jälle on inimesed kinnitanud oma sõltuvust perekonnast kui inimelu põhiüksuses. Milline on siis loomulik kord perekonnas? Perekonnasuhted on meie elu kõige põhilisemad suhted, sest nende kaudu õpime armastama. Perekond, kuhu me sündisime ning perekond, mille ise loome, kujundavad püsivad hoolivad suhted ning kutsuvad meid kasvama oma südames. Armastuse energia vajab suunatud ja teadlikku arendamist, et see saaks lüüa õide ning saada tõeliseks ja püsivaks armastuseks. Perekonnas on 3 liiki korda. Esiteks vertikaalne kord põlvkondade vahel, mis ühendab lapsi, vanemaid, vanavanemaid ja vanavanavanemad. Teiseks horisontaalne kord, mis ühendab samas vanuses inimesi nagu õed ja vennad, abikaasad ning nõod. Kolmandaks individuaalne kord, mis lähtub meie isiklikust põhiväärtuste teljest. Nende 3 korra säilitamine tagab perekonnas harmoonia. Selle korra kaotamine toob kaasa tasakaalutuse ja disharmoonia, näiteks siis, kui inimesed hülgavad oma perekonna isikliku rahulolu või kasu nimel. Perekonnas valitsev kord sarnaneb universumis valitsevale korrale. Nii nagu perekonnas põhineb harmoonia alates mikrokosmosest kuni makrokosmoseni, selgel korral ja õigetel positsioonidel. Elektronid tiirlevad aatomi tuuma ümber tsentripetaal- ja tsentrifugaaljõudude tasakaalu tõttu. Palju suuremas mõõtkavas juhib nende jõudude tasakaal planeetide liikumist meie päikesesüsteemis ning meie päikesesüsteemi liikumist galaktikas. Kuigi looduses ja ühiskonnas leiduvad struktuurid on sarnased, on korra säilitamise viis väga erinev. Looduslik kord allub füüsikaseadustele, samas kui ühiskondlik kord peaks ideaalis püsima iseloomujõul, mida juhivad moraal ja eetika. Küpse südame ja südametunnistusega inimesed elavad tõelise armastuse põhimõtete järgi. Ainult nende põhimõtete sisemise omaksvõtu ja ellurakendamise kaudu saame teostada oma potentsiaali hea iseloomuga inimestena. Kus algab elu taevariigis? See algab perekonnas, mitte kusagil mujal. Taevariik ei ole midagi muud kui perekonna 3-mõõtmeline laienemine. See ei eksisteeri eraldi perekonnast. Nii peaksidki oma meest või naist emates mõtlema, et see viib kõigi maailma meeste ja naiste ühinemiseni. Sellisel viisil saad oma perekonnas seada tingimuse, et oled armastanud kogu ühiskonda. See on tee, mida mööda peaks oma elus inimene käima. Perekonnasfääris on 3 telge. Vanem laps, vanem õde-vend, noorem õde-vend ning mees-naine. Me oleme loodud elama nende inimeste heaks, kes on meiega nende telgede kaudu seotud. Perekonna keskpunkt ei ole üksikisik, vaid nende 3 telje ristumispunkt.
tõelises armastuses lõikuvad need teljed üksteisega 90-kraadise nurga all ning igaüks on võrdselt lähedal keskpunktile ehk tuumale. Võrdsus perekonnas tähendab, et iga inimene saab oma rollile vastava optimaalse armastuse. Kui selline perekond on rajatud, saab sellest Jumala elupaik. Nüüd räägime täpsemalt 4 armastuse sfäärist. Need 4 armastuse sfääri on lapse armastuse sfäär, venna-õe armastuse sfäär, abikaasade armastuse sfäär ja vanemate armastuse sfäär. Esiteks siis lapse armastuse sfäär. Sündides maailma me kogeme lapse armastust vanemate vastu. Me tunneme armastust, kui meie vanemad on lähedal ja armastavad ning hoolitsevad meie eest. Me tunneme end kaitstuna vanemate juures. Kuna Jumal on meie vanem, siis just suhtes oma vanematega hakkavad lapsed kogema ja mõistma Jumala südant. Juba imiku sünd ise toob esile vanemliku armastuse. Väikesed lapsed vajavad palju hoolt. Kui neid toidetakse, riietatakse, pestakse, süles hoitakse ja nendega mängitakse, kogevad nad oma pere pühendumust neid teenida, kasvatada ja kaitsta. Vanema pilk, hääl, puudutus ja tundlik reageerimine räägivad kõnekalt sellest, milline on elu selles maailmas. Kui lapse vajadused saavad rahuldatud, õpib ta, et oma südant on turvaline avada. Sellises keskkonnas mõistab laps, et talle lähedased inimesed on toetavad ja head. See sõnadeta suhtlus tungib sügavale lapse südame ilma. Lapsena me õpime vastama oma vanemate armastusele, püüdes neid aidata ja tuua vanematele rõõmu. Kuna lapse esimene armastussuhe on oma vanematega, on vanema ja lapse vaheline side moraalse arengu võti. Armastussuhe soodustab südame kasvamist ja empaatiavõime arengut. Me võime märgata ja kogeda teise inimese valu, kannatusi või rõõmu justkui enda omana. See on aluseks võimele armastada, võtta vastutust ja luua täisväärtuslikke suhteid teiste inimestega. Empaatia kujuneb välja juba varases lapseeas neil lastel, kellel on vanemaga soe ja turvaline armastussuhe. Armastusest vanemate vastu kuuletuvad lapsed neile tavaliselt. Aja jooksul õpivad nad oma impulsse ohjeldama, sest see valmistab vanematele rõõmu. Lapsed kogevad üha enam vanemlikku armastust ja heakskiitu. Kui nad võtavad endale oma eale vastavaid kohustusi. Vanema sõnad, mida laps kuuleb, muutuvad järk-järgult lapse sisemiseks juhtivaks hääleks. Seesama süda, mis kujuneb esmalt vastusena vanemlikule armastusele, saab keskseks ajendiks suhtlemisel laiema kogukonnaga. Need, kellel on oma vanematega kujunenud usalduslik side, suudavad järgida juhiseid ja võtta vastu suunamist ka teistelt. Nad ei karda, et teiste toetamine ja teenimine neid endid vähendab. Suudavad tuua esile parima oma õpetajates ja juhendajates ning võivad isegi pärida nende positsiooni. Lapseliku kuulekuse laienemine hõlmab lojaalsust ja patriotismi. Paljudes keeltes nimetatakse oma riiki isamaaks või emamaaks. Väikesed lapsed kipuvad austama ja kuulama oma vanemaid, pidades neid täiuslikeks ja kõiketeadjateks. Vanemad seisavad Jumala positsioonis ning kannavad vastutust vahendada oma lastele tõde, ilu ja headust. Varased positiivsed sidemed vanematega võivad mõjutada inimest kogu täiskasvanu ea vältel ning pakkuda kindlat alust teiste oluliste suhete loomiseks, sealhulgas kõige olulisemana suheteks Jumalaga. See lapselik kuulekus ulatub kaugele üle lapsepõlve piiride ja kannab vilja küpses pühendumuses. Lastel võib avaneda võimalus hoolitseda oma vanemate eest nende vanaduspõlves. Teiseks, venna-õe armastuse sfäär. Õdede-vendade südamesfääris muutub armastus vastastikusemaks, sest lapsed õpivad mitte ainult vastu võtma, vaid ka andma. Nagu kõik suhted, nõuab ka sügava südamesideme kujundamine oma vendade ja õdedega teadlikku pingutust.
see südamesfäär ei piirdu siiski üksnes bioloogiliste õdede-vendadega. See hõlmab ka eakaaslaste suhteid, sealhulgas sõpru ja töökaaslasi. Tugev alus vanemlikus armastuses ja hooles aitab lastel kujundada oma identiteeti ning tulla toime suhete keerukate väljakutsetega naabrite, klassikaaslaste, sugulaste ja eakaaslastega. Sellised suhted pakuvad võimalusi arendada sõprust väga erinevate inimestega. Sõbrad võivad olla hindamatuks toeks emotsionaalses, kognitiivses ja sotsiaalses õpivõimes. Need suhted annavad lastele võimaluse harjutada voorusi, mis on hädavajalikud kogukonda sobitumiseks ja oma elutöö täitmiseks, panustamiseks laiemasse ühiskonda. Ühest küljest on noorukiiga hindamatu aeg eakaaslaste suhete võimaluste avastamiseks ning iseenda tundmaõppimiseks läbi harmoonia loomise teistega. Teisest küljest, kui ärkab tõmme vastassoo vastu, võib noorukiiga muutuda ohtlikuks perioodiks, kui nooruse süütu usaldus ja loomulik uudishimu suunatakse valesti. Kõigist tänapäeva ühiskonna probleemidest on see kõige muret tekitavam. Enneaegsed kogemused toovad kahju nende inimeste südamele, kes on sellesse seotud. Jumala ja inimkonna vahelise eraldatuse põhjuseks oli enneaegne seksuaalsuhe. Suhe, mis toimus enne, kui armastuse võime oli täielikult küpsenud. Tänapäeva suundumus on see, et noorukid kiirustavad füüsilisse lähedusse, mis on kohane üksnes abielulise ühendumise raamides. Enneaegne seksuaalkogemus muudab sageli noore inimese elu kulgu pöördumatult. Kolmas armastuse sfäär on abikaasade armastuse sfäär. Kolmas südamesfäär, mida me saame perekonnas kogeda, on abikaasade vaheline armastussfäär. Jumala armastus ja inimeste armastus on oma olemuselt sarnased. Armastus on jõud, mis pürgib ühtsuse poole. Miks igatseb mees naise järele ja naine mehe järele? Sest ainult läbi naise saab mees osa Jumalast ja ainult läbi mehe saab naine osa Jumalast. Teisisõnu, kui mees ja naine saavad üheks armastuses, on Jumal nende keskel. Võib-olla on mul armastus südames, aga kui olen üksi, ei ole see nähtav. Armastus ei muutu nähtavaks, kui mees on üksinda. See ilmneb ainult siis, kui ta on koos oma naisega, oma armastuspartneriga. Alles siis, kui sul on keegi, keda armastada, tõuseb armastus su elus esile. Abikaasade armastus. See on armastus, mida jagata teiste inimestega. See on kõige intiimsem armastuse suhe kahe inimese vahel. Abikaasad on üksteisele alati toeks ja saavad avada oma südame üksteisele täielikult, usaldades üksteist ja olles truud üksteisele. Mida on mehed ja naised sündinud maa peal tegema? Nad on sündinud teineteist armastama. Sellepärast vahetas Jumal suurtarkuse kuningas nende armastuse organite omanikuõiguse ära. Mehel on suguelund, kuid see ei tähenda, et ta on selle omanik. Sama kehtib naise kohta. Need, kes tegutsevad hooletult ega arvesta, kellele tema suguelund tegelikult kuulub, mõistetakse hukka, sest nad on armastust rikkunud. Kui mehed teaksid, et nad saavad selle rangema seaduse alusel kohutava karistuse, kuidas nad siis julgeksid mõelda teistele naistele peale omaenda abikaasa? Ja vastupidi, kuidas julgeksid naised mõelda teistele meestele peale oma abikaasa? Abikaasade armastus kujundab endast horisontaalse armastuse täitumist. See lõikub vertikaalse armastusega, kandes vilja lastes. Seetõttu on mehe ja naise vaheline armastus mitmemõõtmeline. Kuigi põhisuhe on abikaasade vaheline suhe, võib nende omavaheline läbikäimine mõnikord sarnaneda venna ja õe või vanema ja lapse suhtele. Mees võib väljendada oma naise suhtes isalikku südant ning naine võib väljendada oma mehe suhtes emalikku südant. Abikaasade südamesfääri täitumine on elukestev teekond, mis aastate jooksul kasvab ja süveneb, kujunedes asendamatuks ühiste kogemuste rikkuseks. Abielu tõotustes usaldavad mees ja naine end täielikult teineteise hoolde. Mehe ja naise vaheline seksuaalne suhe ja side on kahe küpse armastaja täieliku avatuse
ja usalduse füüsiline väljendus. Nad ühinevad üheks nii, et nende vahel ei seisa miski. Abieluliidu sügavus nii füüsilisel kui ka emotsionaalsel tasandil tähendab, et see saab tähenduslikult toimuda ühe ja ainult ühe inimesega. Abikaasade südamesfäär on pühendatud kahe küpse isiksuse vahelisele emotsionaalsele ja psühholoogilisele lähedusele, kus jagatakse oma sügavaimaid mõtteid, tundeid, unistusi, kehi, vara, kodu ja lapsi. See on väärt austust ja tseremoniaalsust ning ka kogukonna toetust. Abikaasade kõige olulisem eesmärk on saada üheks südames. Just see ühtsus loob vabaduse suhestuda teineteisega erinevatel viisidel. Tingimusteta armastuse sügavus mehe ja naise vahel on väärtuslikum kui nende välimus, haridus, vara või ühiskondlik positsioon. Abieluline armastus rajatakse absoluutsele usaldusele ja truudusele. Kui see usaldus on tugev ja armastus küps, on paar valmis lapsevanemaks olemise väljakutseteks. Meie pühendumus abikaasa pidevale kasvule on ettevalmistus meie rolliks vanematena. Ja 4. armastuse sfäär on vanemate armastuse sfäär. Abikaasadest saavad lapse sündides lapsevanemad, nii nad kogevad vanemate armastust, hoolitsedes oma laste eest, andes neile kõik, mis neil on. Vanemate armastus laste suhtes on täielikult tingimusteta armastus, ehk see on armastus, mis ei oota vastuteenet oma tegude eest. Mehe ja naise vaheline suhe mõjutab enamat kui nende isiklikku õnne. See on määrava tähtsusega nende rollile vanematena, mis on üks elu kõige enam muutvaid kogemusi. Harmooniline, armastav, pühendunud ja isetu abielu loob keskkonna, kus lapsed tunnevad end turvaliselt, nende vajadused on rahuldatud ning nad õpivad positiivseid käitumismustreid. Hea abielu on vajalik alus eduks vanema südame valdkonnas. Vanema süda igatseb armastust vaiendada ja paljundada. Vanemlik armastus toob tavalistes inimestes esile üllaimad tunded ja kõige isetumad teod. Oma teisekesksuse tõttu on vanema südame valdkond moraalse kasvu jaoks kõige soodsam. Armastuse koolis on loomulikud üleminekufaasid, näiteks 9 raseduskuud, mille jooksul saavad mees ja naine oma südant lapsevanematena ette valmistada. Vanemlik armastus on kõigis südamesfäärides kõige nõudlikum ja ohverduslikum, sest see on kõige lähemal Jumala südamele. See nõuab pidevat panustamist ja eneseohverdust. Nende omaduste alus on kaastunne, sügav arusaamine inimeste kannatustest ja valmisolek neid aidata. Lapsevanemaks olemine eeldab iseloomuomadusi nagu ohvrimeelsus, heldus, kannatlikkus ja andestus. Tõeline armastus muudab kõike, muutes inetuse iluks ja halva aroomi meeldivaks aroomiks. Oma laste nimel on vanemad valmis tegema kõike ja minema kuhu iganes. Vanema kõige meeldejäävam kingitus oma lastele on tingimusteta armastus. Vanema armastus on tingimusteta ning selle tasuks on lapse heaolu ja õnn. Vanemlik armastus on vertikaalne telg, mille ümber perekond pöörleb. See on isetu armastus, mis annab kõik lapse heaks. Vanemad panustavad pidevalt armastust ja juhatust lootuses, et nende lapsed arendavad välja kõik südamesfäärid ja saavad ühel päeval ise vanemateks. Lapse, õe, venna, abikaasa ja vanema rollid perekonnas on kogu elu kõige põhilisemad rollid. Need on 4 peamist armastuse liiki, igaühel oma ainulaadne kogemuste ja vastutuse sfäär. Igas sfääris õpime voorusi, mis kujundavad küpse iseloomu. Nendesse tähendusrikastesse suhetesse panustamine rikastab inimese elu sügavalt. See tähendab, et perekeskkond ja need 4 südamesfääri on moraalse arengu käsitlemisel otsustava tähtsusega. Meie elu, armastus ja süda avanevad ning arenevad nende sfääride piiramatute kogemuste kaudu. Iga järgnev sfäär toetab eelmist ja osaleb selles, kuid nõuab suuremat vastutust ja isetust kui eelmine. Edu igas sfääris sõltub sellest, kuivõrd eelmiste sfääride väärtused on meis kehastunud. Meie võime armastada kasvab, kui õpime ületama enesekeskseid soove
ja arendame oma võimet elada teiste inimeste heaks. Lõppkokkuvõttes püüdleme selle poole, et omada tõelist armastuse südant ja seista tõelise vanemana. Perekond ja ühiskond. Perekond on midagi palju enamat, see on armastuse kool ning just see alus, millele rajatakse maailma rahu. Ühiskondlik arutelu on kaldunud rõhutama perekonna funktsionaalset vajalikkust, märkides selle rolli sotsiaalse stabiilsuse tagamisel, kuid jättes sageli tähelepanuta selle, kuidas perekond on aluseks nii üksikisiku kui ka ühiskonna parima potentsiaali teostumisele. Kui perekonda nähakse pelgalt iseseisva üksusena, keskendutakse peamiselt eraheaolule. Perekonna käsitlemine armastuse koolina ühendab nii selle era- kui ka avaliku funktsiooni. Armastus, mida me kodus kogeme, annab raamistiku meie saatuse teostamiseks nii üksikisikuna kui ka ühiskonnana. Ilma perekonna poolt pakutavat erinevate armastuse vormideta jäävad inimesed inimolenditena kängu. See, mis teeb meist tõeliselt inimlikud olendid, tuleneb ainulaadsest armastusest, mida inimene saab kogeda üksnes oma perekonna kaudu. Loomulikult annab perekond edasi ka väärtusi ja traditsioone, kuid selle keskne roll on südame kujundamine paljude armastavate suhete mõõtmete kaudu. Nii nagu keelekeskkonda sukeldumine on kõige tõhusam viis keele õppimiseks, loob armastuse pidev kinnistamine ja praktiseerimine perekonnas täiusliku õpikeskkonna. Maailm on perekonna makrokosmos. Perekonnas, mis on täielikult teostanud armastuse ideaali, on üleval vanemad, keskel abikaasad ja all lapsed, paremal ja vasakul abikaasad, ees ja taga õed ja vennad. See on põhimuster. Kõik kõrgemal ja madalamal asuvad suhted sarnanevad vanemate ja laste suhetele, paremal ja vasakul abikaasade suhetele, ees ja taga õdede, vendade suhetele. Mis saab neid suhteid ühtsusesse tuua? On see raha, võim või teadmised? Need ei suuda seda iial teha. See on selge tõde. Ainult tõeline armastus suudab seda teha. Ilma tõelise armastuseta ei saa perekond olla sfääriline tervik. Miks on oluline, et meie perekondades oleksid head suhted vanemate ja laste vahel ning õdede ja vendade vahel? Need on õppevahendid meie armastuse arendamiseks. Me õpime oma perekonnasuhetest ja rakendame neid laiemalt maailmas. Kuidas peaksime armastama? Jeesus ütles, armasta oma ligimest nagu iseennast. Mida ta sellega mõtles? Ta mõtles, et kui sa kohtad eakat meesterahvast, peaksid sa teda kohtlema nagu oma enda vanaisa. Kohtle mehi ja naisi, kes on su vanemate vanused, nagu oma enda ema ja isa ja noori inimesi nagu oma poegi ja tütreid. Nii nagu sa kohtled oma perekonnaliikmeid, nii peaksid sa kohtlema ka kõiki maailma inimesi. On 3 subjekti ehk algatavat rolli, mida õpetatakse perekonnas: vanem, õpetaja ja liider. Need rollid, mis lähtuvad algselt Jumala identiteedist kui tõeline vanem, tõeline õpetaja, tõeline omanik, seavad ühiskondliku juhtimise standardi. Vanematel on suurim vastutus ning nad on perekonna loomulikud liidrid. Nad on ka loomulikud õpetajad, nii oma sõnade kui eeskujuga. Hoolivus, pühendumus ja ohvrimeelsus, mis kujunevad vanema südamesfääris, loovad eetilise aluse kõigile inimestele, kellele on usaldatud subjekti roll. Vanemlik armastus kujundab laste südant ja iseloomu. Õpetajate roll on anda edasi praktilisi teadmisi ning aidata oma õpilastel õppida eristama õiget ja valet. Juhtide roll on luua keskkond, kus inimesed saavad tegutseda, kasvada ja teostada oma potentsiaali. Vanema, õpetaja ja liidri rollid on omavahel seotud. Ettevõtjad peaksid ilmutama oma töötajate vastu armastust ja hoolivust ning õpetama neile vanemliku südamega, kuidas olla edukas. Õpetajad loovad oma klassiruumis hooliva õhkkonna läbi oma vanemliku südame, juhendades õpilasi nii sõnade kui eeskujuga. Liidrid algatavad, suunavad ja teevad plaane. Head juhid mõistavad oma isikliku eeskuju mõju ning püüavad inimesi üles tõsta oma südame väljenduse kaudu.
Need standardid kehtivad vanemate, õpetajate ja liidrite kohta igal tasandil. Selleks, et saada Jumala lasteks, on meie esmane kohustus olla tema sarnased. Me peame kehastama tõelist armastust. Tee tõelise armastuse omandamiseks algab sellest, et elame esmalt kuuleka lapsena, seejärel patrioodina, pühakuna ning lõpuks Jumala pojana või tütrena. Alles selles staadiumis suudame kogeda Jumala südame sügavamaid emotsioone. Kodanikuühiskonnas toetavad indiviidi ja kollektiivi eesmärgid loomulikul viisil teineteist. Tervik toetab oma osade heaolu ning kui need osad õitsevad, suudavad nad paremini panustada tervikusse. Liigne rõhuasetus kummalegi poolele võib tuua kaasa hukatuslikke tagajärgi. Individuaalse eesmärgi eelistamine terviku eesmärgile on üks peamisi suhete probleeme abielus ning põhjustab paljusid ühiskondlikke probleeme. Isekad inimesed on nagu vähirakud organismis, mis kurnavad ühiskonna tootlikku energiat. Kui neid on piisavalt palju, võivad nad põhjustada tsivilisatsiooni allakäigu. Samamoodi võib liigne rõhuasetus terviku eesmärgile viia rõhumiseni ja isikuvabaduse kaotuseni. Ja lõpetuseks. Jagades teistega seda, mida oleme ise saanud, on loomulik eluviis. See on kooskõlas looduse ökoloogiaga, kus kõik olendid annavad ja võtavad pidevalt vastu vastastikuses omavahel seotud eluvõrgustikus. Kui minu perekond elab ühiskonna jaoks, õitseb ühiskond ning ka minu perekond saab osa sellest õitsengust. Kui organisatsioonid elavad rahva jaoks, õitseb rahvas ning koos sellega ka kõik organisatsioonid selle sees. Kui rahvas elab maailma jaoks, laieneb maailma õitseng kõigile rahvastele. See on elu suur ring, armastuse energia andmine ja vastuvõtmine. Ma tänan teid kõiki vaatamast ja kuulamast.